Tere hommikut! Olen Kristjan Kaskman ja taaskord räägime siis täna veidikene juttu koolitusest ja sellest, kuidas muuta koolitus investeeringuks, mis on iseenesest väga aktuaalne teema ja väga tähtis teema juhtimises. See on meil järgemööda juba sellel aastal teine webinar ja minu tegemistes siis nii palju, et jätkan ikkagi juhtimisvaldkonnas natukene koolitusi ja kuna need on kaks omavahel hästi tihedalt seotud, et pakkuda siis oma sihtgrupile võimalikult head teenust, siis räägime ka täna, kuidas omalt poolt aidata kaasa selle, et koolitusest maksimaalselt kasu oleks. Tänase kokkulepped siis nii palju, et mikrofonid on kinni, kaamerate kasutamine on oluline ja kui on küsimus, siis pange need palun ilusti chati ja kui mingisugune asi meeldib või ei meeldi, siis andke sellest kas või käemärgiga on märku või pange oma kommentaarid märkustena chati samamoodi. Millest me siis täna räägime on siis see, et mis on see koolituse tegelik eesmärk ja kes vastutab selle eest, et koolitus üldse oleks efektiivne. Vaatame veidikene otsa ka sellise mehe tegudele nagu Kirkpatrick, kes on teinud tegelikult väga ilusa ja lihtsa ning ülevaatliku koolitusmudeli ja sellest, kuidas selle põhjal siis koolitust korraldada. Samuti räägime sellest, et mis on juhi roll selles, et koolitus oleks efektiivne. Ja lõpetuseks siis natuke see, et kuidas muuta inimeste käitumist ja kuidas seda toetada. Me õpime koolis, me õpime töökohal. Ja nendel on väga suur erinevus ja ühel on üks väljakutse, teine on teine väljakutse ja neid ei saa omavahel tegelikult võrrelda. Kui nüüd vaatame, mis on nende õppimiste peamine eesmärk, siis tegelikult kooliharidus kui selline formaalharidus annab tegelikult sellised baasteadmised, baasoskused, mis võivad vajalikuks osutada selleks, et elus üldse hakkama saada ja tegutseda mingis valdkonnas, olla edukas. Ehk kool ei anna väga spetsiifilisi teadmisi, vaid näiteks õpetab seda, kuidas õppida või kuidas tööd teha või kuidas inimestega suhelda, et see on seal primaarne ja kõrval siis ainetega soodustatakse mingisuguseid omadusi, et näiteks reaalained aitavad väga palju kaasa loogilisele mõtlemisele, humanitaarained jälle sellele, et inimesed oskaks ennast väljendada. Et see on selline kooli ülesanne, et anda selline baas selleks, et elus hakkama saada. Töökoha koolituse eesmärk on see vastu see, et konkreetses valdkonnas, konkreetses ettevõttes omandada teatud olulised teadmised ja oskused, mis on vajalikud õnne kõike seda, et igapäevast tööd teha. Isegi siis, kui me midagi töö juures õpime, vahetame töökohta, siis see ei tähenda seda, et me teame kõike. Ehk siis töökoha koolitus on ennekõike selleks, et inimene saab konkreetsel ametil hakkama. Et kui me võrdleme kas ühte sama ametikohta kahes erinevas ettevõttes või organisatsioonis, siis seal on teatud erinevused. Ja seetõttu on oluline, et inimest koolitatakse selleks, et ta õpiks tundma, kasutama erinevaid töövahendeid, tundma, kuidas protsessid on tehtud, milline juhtimiskultuur ja nii edasi. Ehk siis kooliharidus on see, mis aitab inimesel töökohal õppida ja toime tulla. Teine väga oluline tegur on koolituse efektiivsuse hindamine. Ehk mis on see näitaja, mille järgi otsustada, kas koolitus oli edukas või mitte. Koolitus on muidugi lihtne. Vaatame hindeid, vaatame tunnistust, tõenäoliselt see näitab midagi, suure tõenäosusega näitab see seda, et inimene, kes kooli heade hinnetega lõpetas, omandas teatud teadmised ja oskused paremini kui teised või siis eksami sooritamiseks oli paremini ettevalmistatud kui teised. Kas ta nüüd seda asja oskab töö juures rakendada, see on teine asi. Mille järgi aga hinnata, et töökohal oli koolitus edukas? Et kuidas võtta see, et kas see koolitus oli edukas mitte, et kas tunnistus või testi läbimine või sertifikaat on selle tunnistuseks või mitte.
Siinkohal tulebki mõista, miks on koolitus tihti kulu, mitte investeering. Kui muutub inimese käitumine, ta hakkab õpitud edukalt oma igapäevases töös kasutama ja sellest paranevad töö tulemused ning organisatsioon on efektiivne, siis on tegemist investeeringuga. Kui ainuke eesmärk on see, et oleks tunnistus seina peal, siis on ta tõenäoliselt kulu. Aga kuidas seda siis saavutada niimoodi, et koolitus lõpptulemusena ei jääks lihtsalt tunnistuseks seina peal? Selleks on väga suurepärane mudel, Kirkpatricku mudel, mis siis seletab lahti, kuidas koolitust hinnata. Ja tema hindab siis koolituse sellist efektiivsust 4 tasandil. Ehk siis esimene on selline reaktsioon, on see, et see on selline esmane tasand, ehk siis see, kuidas õppija koolitusele reageeris, kuidas oli tema reaktsioon, et kas talle see koolitus meeldib, kas see oli huvitav, kas see oli kaasahaarav. Ja teine pool on ka see, et kuidas oli õppija koolituseks häälestatud. Ehk siis kuidas ta korjas seda eelinformatsiooni ja kuidas ta valmistus selleks koolituseks, et milline oli tema motivatsioon. Järgmine tase on siis see, et mida ta seal koolitusel siis lõppkokkuvõttes tegi. Kas ta midagi uut õppis, olid seal need teadmised ja oskused uued või oli siis elamus oli tuttav. Edasi järgmine tase on siis see, et kas see koolitus kui selline muutis töötaja käitumist. Kas see, mida ta seal paar tundi päev otsa kuulas, kaasa tegi, harjutas, kas on midagi, mida ta seda siis nagu igapäevaselt hakkas ka reaalselt kasutama või mitte. Ja 4. on siis see, et mis on selle tulemus. Ehk siis see, et kui ta midagi õppis, ta midagi rakendas, mis on see tulemus, et kuidas midagi muutus, et mis oli see muutus. Ja nüüd tekib see küsimus, et mis hetkest alates muutub koolituskulust investeeringuks. Iseenesest muutub koolitus investeeringuks sel momendil, kuna õpitu leiab rakendust, ehk siis muutub inimese käitumine. Sel momendil muutub koolituskulust investeeringuks. Kui inimese käitumises midagi ei muutu, siis oli see ja jääb see kuluks. Ja lõppkokkuvõttes on see, et kui inimese käitumises midagi muutub, siis lõppkokkuvõttes on teada ka tulemus. Ehk siis midagi muutub ja seda on võimalik mõõta. Ehk siis muutus näiteks töö efektiivsemaks, mingisugused kulud vähenesid või tulud tõusid või mis iganes. Ehk siis sel momendil, kui õpitut hakatakse rakendama, reaalselt rakendama ja reaalsed tulemused tulevad, sellisel momendil muutub siis koolituskulu investeeringuks. Millal ja kuidas see toimub? On siis see, et me teame, et on olemas selline õppimiskõver, et kui me vaatame kogu selle õppimisel on siis sellist 4 etappi, ehk siis on see enne koolitust, koolitus ise, koolituse järel ja siis mingi hetk ka see, et kui on 2-3 päeva möödas veel edasi. See on sellise järgmine tegevus. Kui enne koolitust õpitakse tõenäoliselt vaatama seda, et mida ma õppima lähen, mis mind huvitab, nii edasi. Ja selles suhtes koolituse ajal see kõver tõuseb, kellel tõuseb 100% peale, kellel tõuseb vähem, sõltub sellest, et palju ta uut omandab. Aga fakt on see, et sisuliselt 36 tunni möödudes hiljemalt on sellest, mis me õppisime, mis me kuulsime, omandasime koolitusel, sellest on järgi pool heal juhul. Ning mida aeg edasi läheb, siis väidetakse circa, et sellest, et mis õpiti, jääb alles 13% ainult. On tegelikult äärmiselt kehv tulemus. Ehk siis inimene tegelikult unustab väga palju. On isegi öeldud, et kui koolitus ära lõpeb, siis 2-3 tunni pärast kukuvad see teadmiste osa kuskil 75-80% peale juba.
ehk siis veerand unustatakse sel momendil, kui pannakse asjad kokku ja lahkutakse koolitusruumist või videost. Meie eesmärk on tegelikult see, et hoida seda õppimiskõverat natukene kõrgemal ja hoida seda, et see tase, mis me ei unusta, oleks võimalikult kõrge ja siis iseenesest ongi see, et see 65% on võimalik võita sellest, et me teeme midagi peale koolitust kohe. Nüüd järgmine küsimus on tegelikult selles, et kes vastutab õppimise eest? Kes vastutab selle eest, et õppimine toimuks? Kui me vaatame kolme sellist jälle perioodi, ehk siis enne koolitust, koolituse ajal ja koolituse järel ja vaatame, kes on need kolm osapoolt, juht, koolitaja ja töötaja, siis on see küsimus, et kes vastutab selle eest, et õppimine toimuks, et teadmiste, oskuste omandamine toimuks. Loomulikult on väga oluline roll töötajal, ehk siis kui mulle pakutakse koolitust, siis on minu roll häälestuda koolituseks, läbida koolitust maksimaalselt ja võimalikult palju rakendada seda, mida olen omandanud, siis tegelikult raskuspunkt langeb juhile ja koolitajale. Enne koolitust on tegelikult põhivastutus on juhil, sellepärast et tegelikult juht otsustab, kas üks või teine koolitus on oluline või mitte, mis ta muudab ja nii edasi, ehk siis juht on see, kes vaatab üle, et kas tõesti on see koolitus vajalik ja jälgib seda, et mis juhtub siis, kui koolitus on läbitud. Järgmine moment on see, et kui on koolitus, siis tegelikult koolitaja vastutab selle eest, et see, mida ta edastab, oleks vajalik ja sellel oleks ka vajalik tase olemas ning et õppijatel luua keskkond ja metoodikat, kõik muu, et õppimine toimuks. Loomulikult on see, et koolitaja ei saa vastutada kõigi eest. Ta loob eeldused. Ei saa olla niimoodi, et koolitaja vastutab sellest, et igaüks õpib. Et see, et koolitaja on selline, ütleme siis tsirkuse klaun, kes üritab igal juhul koolitatavate tähelepanu köita neile asja huvitavaks teha, et see on tegelikult selline vale arusaam, et kui õppijal ikkagi huvi ei ole, siis ei pea ka koolitaja klauni mängima, et õppijal huvi tekiks. Et me oleme ikkagi täiskasvanute maailmas ja siin peab täiskasvanu ise ennast motiveerima ja nägema. Loomulikult sõltub ka koolitast palju. Nüüd, kui me jõuame koolituse lõppu, siis koolituse järgselt jällegi on juhi vastutus see, et muuta see koolitus kulust investeeringuks, siis küsida töötajalt, mis me nüüd teeme, kuidas sa kavatsed seda asja rakendada ja toetab sellele rakendamisele. Siis tegelikult see, et muutaks kulu investeeringuks, on juhil väga suur roll. Ta peab aru saama, miks see vajalik on ja hiljem jälgima seda, et kõik see, mida õpiti, ka leidub rakendust. Kui seda ei tehta, siis on meil kulu. Mis on nüüd olulisemad punktid koolituse enne koolitust? Väga tähtis on see, et vaadata üle koolituskava, mis seal kirjas on, millest koolituses juttu on ja leidma sellised olulised punktid, mida koolituse jooksul jälgida, et see oleks tööks oluline. Siis juht koostöös töötajaga arutab läbi, et mis on selle koolituse mõju tööle, ehk siis ongi see, et mis efekti see koolitus annab, mis on selle tulemusena võiks muutuda. Seejärel mõtestab töötaja enda jaoks lahti, et kuidas see koolitus aitab tal areneda ja juht on siinkohal ka väga palju abiks. Ja väga tähtis on see, et panna enda jaoks kirja 2 või 3 sellist eesmärki, mis on seotud koolitusega, et mida tahetakse kindlasti saavutada.
ja siinkohal tuleks hea mõelda selle peale, et küsida endalt lihtsalt, et miks ma koolitusel osalen ja mis muutub. Ehk siis, kui ma vastan sellele, et ma osan koolitusel sellepärast, et see on huvitav, mul pole muud teha, mind pakub see huvi, siis on see küsimus, et aga kas tõesti see on kõik? Kas tõesti on mõttekas inimesel võtta päev otsa töölt ära, saata koolitusele sellepärast, et talle lihtsalt huvi pakub? Ehk siis see peab olema selline küsimus. Mis on koolituse puhul väga oluline ja mida ma olen ise väga palju näinud, on see, et inimesed peavad keskenduma koolitusele ja kõik kõrvalised asjad tuleb ära panna. Ehk siis, kui inimene tuleb koolitusele, siis minu kui juhi ülesanne on see, et tagada see, et ta saab maksimaalselt seal koolitusel osaleda. Ma ei lülita teda, ma ei helista talle, ma ei nõua meilidele vastamist. Et võimalikult vähe oleks see, et kellelgi on telefon käe pärast, kellelgi on meililaht ja nii edasi. Ehk siis ta tegeleb millegi muuga kui sellega, et kui jälgib koolitajad. Kui on tõesti niisugune kriisiolukord, et on vaja midagi ära lahendada, siis ütleme niimoodi, et ausalt, et parem mitte koolitusele minna, sellepärast, et kui inimene tuleb koolitusele, siis ta ei jälgi ei koolitajat ega jälgi seda, mis tal kriisiolukorras tuleb ja ta lihtsalt automaatselt vastab. Et reaalselt ei teeda mitte kumbagi hästi. Seega väga oluline on see, et mitte segada inimest, kui ta on koolitusel. Koolitaja iseenesest on see, et kui ta läheb koolitusele, võtab kaasa märkmed, mis ta tegi enda koolitust. Ehk siis, kui mina lähen koolitusele ise, siis mul on olemas küsimused, mõtted, mida ma seoses koolitusega tahan ja see on mul laua peal olemas. Ja kui vajadus on, siis ma küsin seda. Mis on veel oluline on see, et ja mida ma ise ka teen väga palju koolitus on see, et ma kuulan, mida koolitaja räägib, mida ka teised räägivad. Ja mul on alati paber ja pliiats käe pärast ja ma teen märkmeid. Mul on uskumatult palju märkmeid koolitustel ja tihtipeale ma lihtsalt lappan neid ja vaatan, et ahah, näed, siit tuli väga kihvt idee, sealt tuli teine idee. Ja mis teine asi, mis on koolituse ajal väga oluline on see, et sa pead mõtlema, et kui see koolitus läbi on, hiljemalt siis pead sa panema paika plaani, kuidas seda kõike hakata rakendama. Ja loomulikult igasugune asi, mis on oluline on see, et tuleb aktiivselt kaasa töötada. Mida rohkem sa küsid, mida rohkem sa kaasa töötad, seda rohkem saad sina ja seda rohkem sa aktiveerid teisi, kelle käest sa saad infot. Ehk siis tegelikult koolituse puhul ei ole isegi niivõrd oluline see, et mida koolitaja räägib, vaid see, mida sa saad näiteks kaasõppuritelt või kolleegidelt. Sest kolleegidelt saad sa uskumatult palju infot selle kohta, mis organisatsioonis toimub ja see on palju kasulikum tihtipeale. Koolituse järgne plaan. Vahetult peale koolitust pane kirja, ütleme siin 3 olulisemat asja, mis meelde jäi. Kohe peale koolitust pane kirja. Et see aitab nagu meeles pidada. Seejärel on oluline värske peaga, kui juba ei ole see rakendusplaan enne koolitus paika pandud, siis panna paika see plaan, et kuidas ma kogu seda asja hakkan rakendama. Siis loomulikult rakendusplaani puhul on alati väga oluline paika panna, kuidas me tulemust hindame, kuidas me hindame koolituse mõju. Ja kõike seda tuleks teha ka tegelikult lõppkokkuvõttes koos juhiga, mistõttu saab lõpuks aga küsida seda, et kuidas saab juht olla toeks. See on selles suhtes äärmiselt oluline, et juhiga koostöös on võimalik väga palju asju ära teha, sest juht näeb suuremat pilti, näeb enamat ja selle võrra siis on temal võimalus sekkuda, kui mingisugused probleemid tekivad. Kuidas siis muuta ja kuidas toetada muutusi, ehk siis on see moment, kui rakendusplaan on valmis, siis on oluline see, et hoida seda eesmärki silme ees ja kogu seda teekonda kaardistada. Ehk siis on see oluline moment, et miks on vaja juhi toetust, on see, et kui töötajal tekivad esimesed tagasilöögid, siis tihtipeale esimene tagasilöök jäetakse kõik pooleli. Siin saab juht tõenäoliselt abiks olla, kes siis ütleb, et kuule, mis seis on, kuidas ma abiks saan olla.
mitte ükski asi pole kivisse raiutud. Ehk siis, kui teil on eesmärk olemas, tulevad mingid takistused, kui seda plaani on vaja uuendada, siis seda tuleb teha. Loomulikult võivad selguda, et edasi liikumiseks on vaja veel koolitusi, mingil teemal on vaja ennast täiendada. Ja järjekordselt juhiga toetus, mis on juhi olulisus. Ehk siis siin jälle on oluline see, et juht on aktiivselt kaasas, juht toetab. Jah, ehk siis tegelikult on kõik see jutt on selline, et kui me võtame selle plaani ette, et kuidas muuta koolitus investeeringuks, siis selleks on vaja 4 asja, ehk siis on see, et koolituseks tuleb ette valmistada. Koolituseks tuleb ette valmistada, panna paika plaan, teha asjad, kuidas me saavutame eesmärgi, mida me koolituselt ootame. Siis koolitusel on vaja kaasa töötada. Mitte ainult see, et kui koolitaja ütleb, nüüd teeme grupitööd, nüüd teeme individuaaltööd, vaid on see, et kaasa mõelda, teha märkmeid, teha mingisuguseid võib-olla selliseid mõttevälgatusi kirja panna, ehk siis kogu seda infot ammutada endasse, et mida rohkem tehakse märkmeid, mida rohkem kaasa töötatakse, seda rohkem on sellist pagasit, mida hiljem kasutada. Peale koolitust on oluline kohe paika saada selle, et milline on see tegevusplaan, et nüüd mida ma nüüd muudan, kuidas ma seda teen ja kuidas eesmärgini liikuda. Loomulikult on küsimus, et kuidas seda kõike teha. Üks väga lihtsaid viise, kuidas ütleme sellist koolituse efektiivsust tõsta, selle mõju tõsta ja muuta tõesti investeeringuks on näiteks juhil väga hea töövahend, nagu näiteks on üks-ühele koosolekud, kus siis saab tõesti vaadata üle, et näed, koolitusel käisid, meil olid need plaanid, kuidas sul praegult läheb, mis seis sellega on, ehk siis sellist kontrollmehhanism on vaja rutiiniks muuta. Jah, meil on turul väga palju koolitusi ja siis tekib küsimus, et kuidas valida välja võib-olla see kõige parem, kõige efektiivsem, kõige sobivam. Punkt number 1, mida tuleks alati jälgida, on see, et oleks võimalus enne koolitust rääkida koolitajaga. See on väga tähtis ja vaadata seda, et kuivõrd valmis on koolitaja kohandama oma materjali organisatsiooniga. Ehk siis kuivõrd ta üritab saada infot organisatsiooni kohta, et mis neil on vajadused, mille järgi nad tegutsevad. Õppemeetodid. Võin omast kogemusest öelda, kus siis tavaliselt tellija küsitab, et kas te grupitöid teete, kas te seda teete, kas te teist asja teete. See annab aimu sellest, mida teie ootate, aga see ei anna aimu sellest, et mida on plaaninud koolitaja. Et seetõttu on alati hea küsida koolitajalt, kuidas ta on plaaninud koolitust. Kahjuks võin omast kogemust öelda, et väga paljudel koolitustel on hästi palju grupitöid ja lõppkokkuvõttes on see, et see koolituse efekt kui selline on väga väike ja enamus auru kulub grupitöödele ja tegelikult ausalt öeldes ega tegelikult kui nüüd päevase koolituse juures on kogu aeg iga 50 minuti tagant mingi grupitöö, grupi analüüs ja nii edasi, see tüütab ära. Et seda peaks ka vaatama, et nende grupitöid midagi pärast arvastatakse palju, aga kas nende efekt on piisav. Õppematerjalid, kas nad on olemas? Kui võimalik, siis vaadata, kas on äkki mingeid näidiseid. Sellepärast, et õppematerjalid kui selline näitab seda, et kuivõrd tõsiselt koolitaja suhtub oma töösse, kuivõrd professionaalne ta on. Ma ise igat koolitust natuke täiendan oma materjale, sellepärast, et midagi muutub, midagi tuleb uuesti, midagi on hoopis teisest valguses, et minu kõige kehvem kogemus koolituselt, kus ma ise osalesin, oli see, kui koolitaja viis
koolitust läbi ja tema esitlused olid kardan pärit aastast kuskil 2000-2002, sellepärast et kogu see animatsioon, taust, kujundus oli täpselt sellise Windows 98 stiilis. Järgmine väga oluline nüanss on see, et millised on tema teadmised ja kogemused valdkonnas. Et tihtipeale on inimesed läbinud väikseid kursusi, koolitavad. Olen ka kokku puutunud olukordadega, kus inimesed loevad läbi nõndanimetatud eneseabiraamatud ja hakkavad selle pealt koolitama, ehk siis tegelikult selline koolituse vestluse sissejuhatuse momendi peal, kus ütleme, hakates koolitust tellima ja on esimene kontakt koolitajaga, on mõttekas saada ülevaadet sellest, et milline on tema nagu tegelik professionaalne taust, et kas tal on kogemus sel teemal rääkida või on tal tõesti teadmised on ainult see, et on 20-eurone raamatupast ostetud ja selle baasi siis ratsutatakse terve ühepäevane kallis koolitus. Lõppkokkuvõttes ka see, et isiklik sümpaatia, kuidas on klapp koolitajaga, et hea on omada koolitajad, kellega on võimalik pikalt koostööd. Ja viimane selline punkt, mis on väga oluline, on see, et milline on koolitaja kuulamisoskus, et kas ta kogu aeg räägib või ta esitab konkreetseid küsimusi, et üritab aru saada, mis on teie reaalne vajadus, ehk siis ta kuulab ka teid. Et kui koolitaja esmasel vestlusel kogu aeg ainult räägib, siis tõenäoliselt räägib ta ka koolitusel rahva surnuks, et selline kuulamisoskus on väga hea. Ja mis on tähtis see, et on oluline julgeda küsida, julgeda kahelda ja nagu ütleb ka Eesti vanarahva tarkus, siis küsija suu pihta ei lööda, ehk koolitajalt võib alati midagi küsida. Nii, aga natukene siis sellest, et mis on siis tänase webinari boonuseks, ehk siis kes osalesid, need saavad 1 tund tasuta koolitusalast konsultatsiooni märtsi lõpuni ja tegelikult on plaanid teha ka 20. aprill selline esimene avalik koolitus, kuhu on võimalik ennast registreerida, üks-ühele koosoleku meistriklass ja kuni 16. märts on võimalik sinna osalemiseks saada 15% soodsamalt, kui on kasutatud koodi usaldus23. Ehk kodulehel on võimalik seda koolitusele registreerida, osta endale pääse koolitusel, kohtade arv on muidugi piiratud. Ja lõppkokkuvõttes saab tegemistest rohkem teada, kas mul otse kirjutades kodulehelt või siis võib jälgida mind LinkedInis, kus on enamasti ingliskeelsed postituses või siis Facebookis on väikene lehekene juhtimise mõtteterad minu poolt ja seal on üldjuhul dubleeritud info eesti keeles. Ja märtsis on siis plaanitud teha väike webinar uuesti, kuidas luua usalduslik kontakt töötajatega. Ning väga tähtis võib-olla teile, et iga paari nädala tagant ilmub LinkedInis ka väikene pikem kirjatükk uudiskirjana minu poolt. Aga tänan kõiki vaatamast, jälgimast ja ilusat päeva!